Siin patriarh Heigo Ritsbek ja me alustame loengutsüklit. Täna esimene loeng Elu varakirikus. Ja kohe võib tekkida küsimus selle juures, et miks see teema on oluline? Miks me peame sellest rääkima? Ja samas ma arvan, et meile kõigil on selge, et kui me tahame teada, milline peaks või võiks olla kirikuelu tänapäeval, siis me loomulikult vaatame ka tahapoole, vaatame eelnevate sajandite peale ja lõppeks vaatame selle aja peale, kus kirik sai alguse ja olid need nii-öelda esimesed aastakümned, Eesti esimesed sajandid kristliku kiriku ajaloos. Siit me saame teada väga palju olulisi asju. Näiteks kas või sellele küsimusele, mida usute. Või kuidas kristlik usk kristalliseerus. Me teame, et see täpsustus ja see oli protsess. See ei olnud selline asi, et kui kristlik kirik tuli pärast 4 pühipäeva kokku, siis kõik oli absoluutselt selge ja kõik tõusid püsti ja hakati lugema üheskoos Nika ja usutunnistust. Loomulikult asi selline ei olnud. Teine asi, mis on ka tänapäeval küllaltki suure tähendusega, et kuidas peeti jumalateenistusi. Ja siit tuleb see klassikaline fraas lex credendi, lex orandi eest, ehk kuidas me peame teenistust, jumalateenistust, siis sellest on ka võimalik näha, mida me usume, kuidas me usume. Ja ma arvan, et igal inimesel, kes läheb mõnda teise kirikusse, kuhu ta ise kuulub, või mõnda võib-olla isegi kaugemasse kirikusse, kelle traditsioon on hoopis teistsugune, ta saab küllaltki hea pildi jumalateenistuse jälgimise kaudu ja selle kaudu, mismoodi teenistus peetakse. Ja lõppeks kolmandaks muidugi väga oluline selline nüanss kõige selle juures, et see varakiriku elu, varakiriku olemus, et kuidas peaks ta meie tänapäeva kiriku elu mõjutama. Ma arvan, et keegi meist ei arva, et sellel varakiriku elul, varakiriku teenimisel, varakiriku teoloogial, varakiriku uskumustel, et neil ei ole mitte mingisugust tähendust või relevantsi selles suhtes, mis me täna teeme. Et me lihtsalt ütleme, et okei, olgu see, kuidas oli, mida nad seal varakirikus tegid, aga meie tänapäeval teenime Jumalat niimoodi, usume niimoodi ja nii edasi. Ma ei ole kohanud ühtegi kristliku töötegijat või ka kristlast, kes ütleks sellise lause, et mis oli varakirikus, see nagu meile korda ei lähe. Oli, mis seal oli, et me teeme nagu omamoodi. Kõik tahaksid, kõik kristlikud kirikud kuidagi siiski nendest juurtest, sellest algusest, midagi nagu enda jaoks kaasa võtta ja sellele tuginedes väita, et me teenime Jumalat või usume konkreetselt nii või naa, sellepärast, et varakirikus see nii oli. Osad teevad seda rohkem, teised teevad seda loomulikult vähem, aga sellel kõigel on küllaltki suur tähtsus meile kõigile. Nüüd esimene selline oluline mõte, et kui me tuleme varakiriku juurde, siis sellel kõigel, mis varakirikus toimus, on väga suur tähendus ja mõju ja sealt omakorda need juured lähevad juutlikku jumalateenistusse, judaistlikku teenimisse. Me teame, et ristiusk oli algselt juutluse sekt ja isegi oli periood, kus kristlasi ja juute nagu ei eristatudki, nad olid mingisugused
kristlased olid nagu mingid erilised juudid, me võiksime isegi niimoodi öelda. Ja sellel on väga kaugele minevad järeldused. Kui loeme Uuest Testamendist Galaatia kirja, siis püha apostel Paulus jälle teiselt poolt näitab, kus inimesed, kes olid kristlased, tõid kaasa juutluses seda, mida ei olnud tarvis kaasa tuua. Aga juutluses on väga palju seda, mida me peame arvestama, mis on meile oluline ja me võiksime isegi öelda, et kui me seda ei tea, siis paljud kristlikud kontseptsioonid nii Uues Testamendis kui ka juba teistest pühakirja välistest allikatest on meile kuidagi aru saadud. No, võtame kas või sellise väga lihtsa lähenemisviisi, et me mõnikord näeme kristlast omavahelisi selliseid vaidlusi, diskussioone ja samuti ka sellist võib-olla arutelu nendes küsimuses, et kuidas me ühte või teist asja peaksime kristlikus elus tegema. Ja siis pöördutakse tihti Uue Testamendi poole, et kas me näeme Uues Testamendis siis sellise juhise, kuidas me peaksime käituma täpselt. Ja huvitaval kombel on see selline, et paljud asjade kohta me ei leia sealt juhised. Ja mida me sellest väidame? No see on sellest nõndatud pimedusest väitmise selline teoreetiline baas, et me ei saa sellele ehitada üles väga paljusid uusi mingisuguseid teooriaid, aga teistpidi me saame siiski väita ja väga tõeselt ja samal ajal ka valitselt väita, et tavaliselt, kui midagi ei öeldud mingisuguse asja kohta, siis üldiselt on tegemist sellega, mida kõik teadsid. No, võtame väga lihtsa näite, näiteks, et oletame, et meil on mingisugune 15-16-aastane teismeline kodus ja kes peab väikeste oma õdede vendade eest hoolt kandma, vanemad lähevad kuskil ära, siis vanemad loevad ette, mida kindlasti ei tohi teha. Ei tohi seda, teist, kolmandat, neljandat, viiendat, kuuendat, vot neid asju ei tohi teha. On oluline. Aga vanemad ei hakka lugema, aga võib teha. Nüüd me loeme ette, mida te võite teha, kõik need asjad. Sest see oli enesest mõistetav. Või, mis on nii enesest mõistetav, et me ei hakka isegi sellest rääkima, sest see on nii loomulik. Ja sellepärast väga paljude küsimuste juures kristliku kiriku elus algfaasis, eriti selles esimeses osas, aga samuti ka järgnevates perioodis, mille juurde me varsti ka tuleme, on just nimelt see samane mõistmine väga olulise tähendusega. Kui mõnda asja ka Jeesus ei seleta oma kuulajatele, apostlid ei seleta oma kuulajatele, siis mitte sellepärast, et see asi poleks oluline, vaid sellepärast, et see asi oli kõigile selge. See, mis on kõigile selge, seda enam ei ole tarvis puudutada. Rõhutada. Loomulikult on kohti, kus me toome kõige tähtsamad asjad välja. Me teame, kus Jeesus rõhutab, et armastama Jumalat üle kõige oma hingest, oma südamest ja ligimest nagu iseennast. Sinna on kokku võetud kõik see käsuseadus ja nii edasi ja nii edasi. Aga väga mitmetes küsimustes siiski just nimelt see, ja ma arvan, et siin on üks võti varakiriku elu mõistmiseks just selles mõttes, et kui me mõne asja suhtes ei leia nagu informatsiooni, et see oleks ära märgitud, et tuleks niimoodi või naamoodi teha, siis tegelikult vastus on selles, et kristlik kirik juutliku taustaga, judaismis oli see väga selge asi. Keegi ei pidanud kellelegi selle kohta lisamärkusi või märkmeid ütlema, kõik teadsid, see asi on niimoodi. Ja see tuli juutluses Kristusesse üle, esimesed kristlased on juudid, me teame, ja see mõtteviis oli seal olemas, seda polnud enam vaja rääkida. No, võib-olla see jutt tundub väga teoreetiline, kas või näiteks see sama teema, et kui me tuleme Apostlite tegude raamatu juurde ja loeme sealt, et uued kristlased ristiti Jeesuse Kristuse nimesse,
Ja siis me ütleme, et meil on öeldud Kristuse korraldus, et tuleb ikka nagu 3 on Jumal, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, et milles see vahe on. Aga probleem oligi selles, et juutidel oli Isa ja Püha Vaim oli selge, eks. See ei olnud midagi, neil oli vaja Jeesus tutvustada. Ja selles mõttes on väga oluline just selle juutliku tausta mõistmine. Teine asi, mis käib ka väga olulise elemendina siit läbi, punase joonena, on Kreeka filosoofilise süsteemi tundmine ja teadmine. Ja eriti, kui me tuleme teoloogiliste postulaatide juurde, teoloogiliste väljendite juurde, teoloogiliste selliste ütluste juurde, siis me teame, et varakirik võttis üle teatud protsessi käigus, oli päris pikaajaline, Kreeka filosoofilise maailmavaate terminoloogia ja paljud väljendusvormid. On isegi öeldud, et kui kristlik kirik poleks seda teinud ja oleks jäänud juutliku terminoloogia ja juutliku sellise maailmanägemuse kontseptsiooni juurde, oleks ta jäänud selliseks väikeseks judaismist tulenevaks sektiks. Aga see Kreeka maailma tunnetus ja selleks ajaks oli juba 500 aastat Kreeka filosoofiline süsteem arenenud. Olid juba olemas Platoni, Aristotelese ja teiste sellised filosoofilised süsteemid, millele kristlik kirik või mida kristlik kirik sai ära kasutada. Loomulikult kristlik kirik võttis osa sealt, sellest süsteemist ja osa elemente seal muutis ja näiteks esimese suure kristliku filosoofi Püha Augustinus juures me võime öelda, et ta võttis sellise põhialuse uus plaatonlusest, Platoni filosoofia teatud sellisest modifitseeritud kujust ja asetas sellele süsteemile siis need kristlikud mõisted ja Püha Augustinuse filosoofia ja teoloogia sai järgneva umbes kuskil 700-800 aasta vältel Euroopas kristliku mõtteviisi aluseks. Üks küsimus, mille juures ma tahaksin ka peatuda, on see, et me peaksime, kui me tahame varakiriku elu mõista, vältima sellist naiivset biblitsismi, ma ütleks. See tähendab, et me võtame Uuest Testamendist mõne kirjakoha ja me teame, et Uuest Testamendist, loomulikult Vanast Testamendist me ei saa varakiriku kohta midagi teada, aga Uuest Testamendist me saame ja siis me võtame teatud kirjakoha ja teksti ja siis loeme sinna sisse meie enda ajastu, antud juhul siis 21. sajandi mõttemallid või arusaamise. Kõige selline drastilisem näide on loomulikult see, et kui me räägime jumalateenistusest, siis räägitakse seal jumalateenistusest, et käidi kodasid mööda, kodudes toimus jumalateenistus ja siis on teatud elemendid loetletud, mis seal ka olid. Ja siis ongi selline, paljudel inimestel on selline arusaam, tänapäeval eriti vabakirikutes, et see kodune algkristlik, varakiriklik teenistus oligi nii, nagu meil tänapäeval mingi osadusgrupp saab kuskil kodus kokku, et keegi mängib kitarri ja laulab mõned laulukesed ja palvetame koos ja nii edasi. Ja nad ei taba seda süsteemi, et miks üldse pidi kokku tulema, seal oli üks väga suur põhjus. Sest esimesed kristlased käisid ju templis, templi teenistusel, kus loeti pühakirja, kus palvetati, kus jutlustati. Kõik need elemendid olid seal olemas, aga oli üks oluline element, võiks öelda kõige tähtsam element, see on armulaud, vot seda seal ei olnud. Järelikult siit juba sellise loogilise struktuuriga me saame aru, et kodudes ja sellises struktuuris toimus see, mida templis ei olnud, ehk siis armulauda teenistus. Euharistia. Ja muidugi sinna juurde käisid ka mõned teised elemendid. Nii et me ei võtaks niimoodi, et loeksime oma
arusaamisi praegusest ajast sisse tolle ajastu tekstidesse. Siis järgmine nagu selline suurem alateema oleks see dateeringu küsimus, kust siis algab ja kus lõpeb varakiriku aeg. Mis asi see varakiriku aeg siis on? Mis ajavahemikust me räägime? Või algkogudusaeg? Ja selle kohta on ka erinevad versioonid või erinevad arusaamised. Õieti neid on 3. Kõige esimene on see, et on inimesi, kes tahaksid näha varakiriku ajas just nimelt seda aega, mis on ainult kirjeldatud piiblis. See tähendab, me teame, et see lõpeb, väga, ma ütlen niimoodi ümmarguselt, need daatumid umbes aastaga 100 ja Kristuse risti löömine, tõusmine, ütleme 33, paneme siis ja ütleme aastat 33 kuni 100. Aga kuna tekib veel üks probleem, nimelt kui me tahaksime öelda, et meie usk tugineb pühakirjas kirjutatutele, siis me teame, et esimesed piibliraamatud pannakse 60. aastatel kirja, see tähendab siis, see mahub aastatesse 60 kuni 100. Või mõned, kes tahavad nüüd rõhutada just nimelt seda, millal see tegelikult toimus, siis paneme 33 kuni 60. Ja või me tahame need 2 kokku võtta ja 33 kuni 100 saame siis selle nõndanäitud varakirikliku aja, kus me saame referentstekste pidevalt siis piiblist, kas võtame Pauluse kirjadest või Peetruse kirjadest, Johannese kirjadest või katolsetest kirjadest ja apostlite tegudest ja siis me saame nagu sellise märgistiksüsteemi omale. Teine arusaamine on, kuna piibel ehk pühakiri kanoniseeritakse 4. sajandi teisel poolel alles. See tähendab, enne seda meil ei ole piiblit selles mõttes, et me pöördume mingi probleemi suhtes, et kui meil on see probleem, et mis on siis, vaatame, mis piibel ütleb. Piiblit kus sellist ei ole. Piibel kui selline, seda saab alles hakata tegema 5. sajandi algusest, et mida ütleb pühakiri selle kohta. Nii et me võiksime öelda, et siis nendel aegadel puudus see võimalus. Ei olnud veel ära fikseeritud see, mis kuulub pühakirja. Ehk siis meile praegu tuntud Uude Testamenti. Ja see on siis võimalus, et me võtame varakiriku ajaks selle siis, mis on Kristuse ülestõusmisest kuni siis selle piibli kaanoni kujunemise või selleni. Ja isegi kui me ka oleme sellise arvamuse juures, on ka meil seal mõned väga huvitavad sellised küsimused tekivad. Näiteks, kui teatud küsimusi on piibli tekstides, antud juhul Uues Testamendis käsitletud, siis me saame nendele jälle vastuse. Aga kui teatud tekste pole käsitletud, siis me vastused ei saa. Või kui need inimesed, me teame, et see oli kirikukogu, kes fikseeris, mis asi on pühakiri, mis asi ei ole pühakiri. Et kui need kirikukogusse kuuluvad inimesed ja enne seda need kirikukogu liikmed, kes fikseerisid selle pühakirja. See on selline mõttemäng, mida ma tahaksin teha nüüd võib-olla tundub mõnele väga primitiivne, aga kujutage ette, et kui need samad inimesed, kes fikseerivad, me usume, et Jumala püha vaim juhtis muidugi neid. Püha vaim oli see, kes lõpuks ütles, et see on pühakiri. Ma olen täielikult sellega nõus. Aga inimlikult need samad inimesed, kes selle püha vaimu kinnituse nagu kirja panid või nagu ära fikseerisid, kui nad enne olid midagi kirjutanud, kas siis see ei lähe nagu arvesse või see ei käi nagu selle kristliku kiriku kohta või see, kui nad otsustasid midagi. See, et nad otsustasid piibli kaanoni paika panna,
Okei, see on õige, see on piibellik, eks. See on kooskõlas Jumala sõnaga kuidagi. Aga kui nad midagi muud veel samal kirikukogul otsustasid, see on nagu väljaspool piiblit ja see nagu siis ei oleks. Kui nad me usume, et Jumala püha vaim juhtis need mehi ja nad fikseerisid piibli kaanoni, et see või teine raamat kuulub sinna ja teatud raamatud ei kuulu sinna. Siis kui nad teevad teisi otsuseid, miks me ütleme, et pühakirja fikseerimise juures ehk piibli kaanoni fikseerimise juures püha vaim oli neid võimsalt juhtimas. Aga kui nad hakkasid mõne teise küsimusega tegelema, arutlema, siis püha vaim neid ei juhtunud, siis nad tegid, see on juba niukene, siis hakkame rääkima, et see oli see katoliiklik asi või ortodoks või ma ei tea, mida me veel siin hakkame rääkima, et see nagu meile korda ei lähe. Kuidas me siis inimesi võtame? Et kui ta jutlustab Vanast testamendis, siis ta jutlusi maksa tõsiselt võtta, kui ta räägib Uuest testamendis, siis tuleb väga tõsiselt võtta. See toob ka sellise, nagu inimliku vastulu. Kui püha vaim sai neid inimesi juhtida niivõrd, et nad fikseerivad piibli kaanoni, kuidas püha vaim ei saanud juhtida siis neid teises küsimustes? Või on meil selle kohta mingid andmed? Ei ole. Ja kolmas variant varakiriku ajastu dateerimiseks on see, mis on ka ortodoks kirikus väga tähtsal kohal, aga samuti ka teistes kirikutes, nimelt 7 esimest oikumeenilist kirikukogu. Ja see sõna oikumeeniline tähendab üleüldine, see tähendab selles osalesid kõik kirikud. See oli ülemaailmne. Ja need on siis aastal 325 Nikaia, 381 Konstantinoopol, 431 Efesos, 451 Halkedon, 553 Konstantinoopol, 680 jälle uuesti Konstantinoopol ja 787 Nikaia. Nüüd Lääne kirik on seda 7 oikumeenilist kirikukogu küll väga oluliseks pidanud ja ka neid 2 viimast või isegi 3 viimast, aga samal ajal seda perioodi üldperioodiseeringus on nagu natukene selle aja nagu lühemaks võtnud. Muide, see, et on toimunud oikumeelsed kirikukogud Idakirikus jätkus sellel aastal 2016. Seda nimetati ka oikumeelses kirikukogus, kuigi seal oli ainult ortodoks kiriku esindajatega, mitte kõik. Nii et need 3 võimalust, mis ma teie ette praegu tõin, et me võiksime siis varakiriku dateeringut sellisena näha, aga üldiselt, kuigi me võime neist loomulikult valida esimese, teise või 3, siis seda esimest varianti võib-olla peaks nagu liiga biblitsistlikuks pidama. Teisel variandil on, ütleme, natukene see ajastust lähevad välja teatud asjad. Nii et üldiselt Lääne kiriku seisukohalt vaadatakse, et see kuidagi natukene kompaktsem oleks ja samal ajal neid 7 kirikukogu me saame loomulikult ühe tervikuna näha, aga esimest 5 sajandit. Ja see võib tunduda alguses sellise kuidagi isegi natukene võib-olla imelikuna, et varakirik on siis nii pikk, et see on siis niisugune kohe üks väga pikk periood. Aga kui me paneme tähele, mida ma ka varem ütlesin, kui me tahaksime kõigi nende teoloogiliste, liturgiliste ja muude printsiipide välja kujunemise seda taustsüsteemi saada, siis see protsess võttiski kaua aega. Kauem aega, kui me oskaksime võib-olla öelda. Ja sel juhul siis kõige varasem aeg sellest aastat 33–90 me nimetame Jeesuse ja apostlite aeg varakiriku loos. Aastast 90 algab siis apostellike isade aeg.
Nüüd me tuleksime sellise järgmise ühe võtmeküsimuse juurde, et millal siis kirik sündis või millal kristlik kirik peaks oma sünnipäeva pidama. Ja selle kohta on ka teoloogiliselt 3 erinevat varianti, kuigi ühte neist kõige rohkem nagu võib-olla teatud ringkondades tarvitatakse, aga nendel kõigil 3 on olemas oma põhjendus seal taga. Kõige esimene on see, kus me Jeesus kutsub oma esimesed jüngrid. Et kirik algab sellest peale, kui Kristus on juba koos oma esimeste jüngritega. Kristus, esimesed jüngrid. Teine, ja seda rõhutab eriliselt Rooma katoliik kirik ja ka mõned teised liturgilised sakramentaalsed kirikud peavad seda oluliseks, kus Peetrus saab Jeesuse käest nõndanimetatud võtmete meelevalla. See on Matteuse 16:18. Mäletate, see on see tekst, kus Jeesus ütleb Peetrusele, et sina oled Petros ja sellele Petrale rajan ma oma kiriku. Meie viimases eestikeelses tõlkes oli ka siin vabakirikute ja luterlaste teiste vahel teatud pinged ja lõpuks ta sai siukse natuke rohkem vabakiriklikuma termini kogudus antud juhul tõlgituna, aga just eile õhtul ma veel vaatasin mõningaid materjale ja Toomas Paul ütleb ka, et see on nagu sellises oikumeelises üksmeeles püütud leida sellist lahendust, aga me võiksime väga asja tõlkida ja see on tõlgitud ka paljudes kohtades just nimelt kirikuks. See on see välja kutsutute kogu teatud eesmärgi tarvis. No näiteks tuleb, see on see küria. Ja siit tulevad kõiksugused sõnad, no näiteks kuurea, Rooma kuurea, et kes on konkreetselt kutsutud konkreetselt ülesannete täitmisel siis ütleme paavsti õukond või siis paavsti kõige lähedasemad kaastöölised välja kutsutud. Niisamati nagu eklesia tähendab välja kutsutuid. Nii et see kreeka keelne eklesia kui ka küria, nad omavad teatud mõttes selliseid kokku langevusi ja mõnes mõttes nagu ka kattuvusi ja mõnes mõttes ka nagu erinevusi. Kreeka keel on üldse selles mõttes nagu väga huvitav, et seal on hästi palju sõnu, 200 000 sõjasõna, aga paljud sõnad tähendavad mitmeid asju. No näiteks sõna logos, sellel on absoluutselt fantastiliselt palju tähendusi, eks. Aga ma ei tahaks praegu nüüd sügavuti minna sellest tekstist siit välja. Et kui me tuleme varakiriku juurde, siis see on nagu võtmete meelevalda teine võimalus ja 3. on siis nelipüha sündmus. Jumal püha vaim langeb jüngrite peale ja nelipühipäeva peetakse nagu siis kristliku kiriku sünnipäevaks. No see viimane sündmus või viimane selline variant on võib-olla kõige rohkem nagu levinud või üldiselt ka sellest räägitakse. Ja isegi kui me tahaksime väga rõhutada selle võtmete meelevalla olulisust või ka selle olulisust, kuidas Jeesus kutsub oma esimesed jüngrid, siis me ei saa üle ega ümber sellest nelipüha sündmusest ja sellepärast see on üks võimalus ka seda tõepoolest kristliku kiriku sünnipäeva tähistamise aluseks ka võtta ja samas siis ka juurde sinna mõista need teisi võimalusi, teisi tekste ja kõike seda, mida siis kristliku kiriku algusega on seondatud. Mida tähendas nelipüha sündmus kristliku kiriku jaoks? Kõigepealt seda, et me võime öelda, et seal sündis kristlik kirik või et sealt hakkas tegelikult kristliku kiriku areng peale. Nagu me teame, jüngrid sinnamaani on lukus uste taga kartuses. Kui me tahaksime rääkida näiteks missioni ajaloost, siis me ei saa rääkida mitte mingisugusest missionist enne nelipühipäeva, eks. Ja see
tegelikult annab kogu suunise järgnevateks tegevusteks esimestele apostlitele, esimestele jüngritele. Ja sellepärast nelipüha sündmust ilmselt üle tähtsustada ei saa. Ja sellel on väga selline oluline tähendus. Ja mis kõik sellele järgneb, see muutub nagu äärmiselt aktiivseks. Kui me võiksime öelda, et kuni sinnamaani on see tegevus on kuidagi väga selline passiivne või limiteeritud või on nagu kuidagi mingisuguse sellise nagu mitte väga suure avatuse all, siis nüüd nagu kõik see plahvatuslikult hakkab edasi arenema. Aga sellest kõigest edasi kuuleme meie oma järgmises loengus. Aitäh!